tere! Mul on väga tore peale Liisi sõna üle võtta, et ta juba hakkas väikse sissejuhatusega minu teemadesse. Ja ma väga loodan, et teie küsimused said nüüd indu otsa. Nii, aga ma räägin siis sellest ühest teenusest, mis lisandub Kultuuriministeeriumile seoses rändepakti kasutusele võtmisega või ühinemisega, et meie jaoks rahvusvahelise kaitse taotlejad vanasti ei olnud sihtrühm, kellele me pakkusime kohanemisprogrammi. Kultuuriministeerium on pakkunud küll kohanemisprogrammi teistele rändeliikidele, aga taotlejad nende hulgas ei olnud. Nii et see on meie jaoks täiesti uus sihtrühm. Ja mida varasemalt alustada lõimumis kohanemisteenustega ja meetmetega, seda parem on tulemas. Ja kindlasti sellel on ka ennetav roll. Et sellest, kuidas meie riigis elatakse, kuhu inimesed on üldse, sattunud, et sellest on vaja rääkida mitte üks kord, nagu Liis ka mainis, vaid mitmeid kordi. Et alates veel PPA menetlusest, majutuskeskusest ja siis tuleme veel meie appi. Ja see menetluse periood on selline aeg tegelikult, millal inimesed, kui meenutada Liis Välgu seda ühe skeemi, et seal 3-6 kuud, selline keskmine, millal nad on majutuskeskuses või siis nad võivad olla mitte ainult majutuskeskuses, vaid nagu Liis ka mainis, mujal Eestis või sellistel nagu oma valikul elamispindadel. Aga see on see aeg, millal neil tegelikult esimest pool aastat nad ei saa töötada. Neil põhimõtteliselt need tegevused, mis on Eestis saavad teha, on piiratud. Nii et on kõige efektiivsem aeg selleks, et seda kuidagi kasulikult ära kasutada. Ja seni oli see keeleõppe pakkumine küll majutuskeskustes olemas, aga ta oli vabatahtlik. Ja küsimus oligi see, et miks me peame seda vabatahtlikult või pakkuda inimestele, see on meie jaoks kohustus, nende jaoks kohustust ei ole. Nüüd on. Et me oleme siis jõudnud sinnani, et tegelikult tõepoolest, et see nii on, et kui inimene saab Eesti riigilt toetuse, kui inimene soovib midagi Eesti riigilt, siis tal peab olema ka valmidus midagi omalt poolt pakkuma ja see pakkumine võibki olla elementaarselt selles, et ta osaleb riiklikel kohanemisprogrammidel. Ja see on see väga tulemuslikum aeg, millal saab inimesele seletada tema õigused ja kohustused. Et anda talle täpselt mõista, mis tüüpi riik meil on, et millised kohustused ta ees ootavad ka siis, kui ta näiteks saab kas positiivse või negatiivse vastuse menetluse käigus. Siis me saame ka osaliselt katta neid pudujääke või auke seoses sellega, et need saavad informatsiooni kuskilt sellistest allikatest, mis ei ole võib-olla kõige ametlikumad ja kõige täpsemad. Nii et siin me teeme kindlasti koostööd jätkuvad ja pidevad koostööd koos majutuskeskusega ja Sotsiaalkindlustusametiga, et see info oleks nii-öelda kättesaadav neile erinevatest allikatest. Nii. Aga mis siis see kohanemisprogramm endast kujutab? Nagu ma ütlesin, see muutub nüüd kohustuslikuks. Ja miks me sinna jõudsime on tegelikult see, et inimesel on erinevad hoiakud. Nagu Liis ütles, et see on selline laineline, et vahest neil on rohkem soovi osaleda või mõnedel on rohkem soovi osadele, teistele jällegi ei ole. Et siis me mõtlesime, et tegelikult, et meil oleks endal kindlus, et me oleme teinud kõike selleks, et nad tulevikus saaksid paremini hakkama meie ühiskonnas, siis see kohustuslikkus on tegelikult oluline. Ja keeleõppe, mis selle perioodi jooksul, millal kestab see menetlus, on võimalik pakkuda A1 tasemel. Seega me piirdume sellega ja üritagi rohkemat pakkuda, aga see A1, kuna ta võib olla inimestel on erinev taust ja erinevad
õppimisharjumused, siis ta võib-olla õpib kiiremini ja mõne jaoks on vaja, et see A1 tasemel keeleõpe oleks kestnud kauem. Seega me praegu veel loodame muidu, et me saame hakkama selle keele pakkumisega A1 tasemel, aga vaatame, kuidas sellega läheb, sest on hästi erinevad inimesed. Sisseelamismoodul ja nõustamine, siis siin me mõtleme pigem sellist keeleõppe ja kohanemisprogrammis osaleme motiveerimist ja seletamist jälle, mille jaoks seda tehakse, mis ta sellest saab, et mis kasu selles on. Et mitte igakülgset nõustamist, või see, mis puudutab kohanemist. Ja praktilised tegevused ka. Mõtlen, see kell tiksub nii kiiresti. Aga nüüd vaadata korras sinna sisse, et mis me sisseelamismooduli sees või selgitame või nõustame. Kõigepealt ta on tehtud 3-4-tunnisest moodulist või sellisest nagu plokist, kus me põhimõtteliselt puudutame pinda nendes küsimustes, et mis puudutab kõigepealt inimeste õigused ja kohustused ja igapäevast toimetulekud ja ka tulevikus, mis puudutab tööd. Seal on ka pereküsimused, kindlasti see digitaalne toimetulek, mis Eesti puhul on hästi oluline, sellepärast et on väga palju inimesi, kes ei oska kasutada meie digitaalseid võimalusi ja meie digitaalseid tööriistasid, aga isegi selleks, et tulla kohanemisprogrammi, nad peavad ennast registreerima online portaalis. Nii et selleks, et juba varajasel etapil nõustada neid inimesi, kuidas seda teha, et mis selleks vaja on, siis see on kindlasti oluline osa. Ja turvalisus ja tervis kindlasti, mis on meie käitumisnormid, mis on lubatud, mis ei ole lubatud, mis tagajärjed on, kui inimesed need kohustused ei täida. Ja nagu ma ütlesin, et seda on väga raske teha üksi ja me ei saagi seda üksi tehtud. Seega on Kultuuriministeerium toimetab kui poliitika raamistiku kujundaja, siis Integratsiooni Sihtasutus on meie hea partner ka teiste sihtrühmade puhul ja ka sinna tulid meile appi, nagu ma ütlesin, et me teeme SKA-ga ja majutuskeskustega ja PPA-ga kindlasti väga tihedat koostööd ja teenust saab, kuna Integratsiooni Sihtasutusel on integratsiooni või kohanemis- ja lõimumisteenuste pakkumine praktika üle Eesti ja pikemat aega, siis me saame pakkuda seda mitte ainult majutuskeskustest, vaid ka väljaspool ja nii koha peal kui veebis. 43 sekundit, vabandust, läks üle. Praegu paistab nii ja tuli ka kohe esimene veebi küsimus. Vabandust, see on selge. Ma ei hakka seda üle rääkima. Aitäh. Nii. Kus seda programmi rahastatakse? Seda rahastatakse AMIF-ist. Praegu me oleme taotlenud eraldi välisvahendid, erimeetmed, mis on mõeldud kogu selle paketi kasutusele võtmiseks. Kas piisab keelekursuse läbimisest või lõpeb see ka ametliku taseme eksamiga? Kui jah, siis kes eksamite vastuvõtmisega tegeleb ja kas see võimekus on tagatud? A1 tasemel Eesti riigis ei eksisteeri eksamit. Seega piisab sellest, et ta läbib. Praktiline küsimus, kuidas keeleõpet organiseeritakse? Kui igal kuul tuleb uusi varjupaiga taotlejaid, siis kas A1 kursuseid avatakse igal kuul? Kui inimene on enne varjupaiga taotlemist Eestis muul alusel elanud ja eesti keelt õppinud, siis kas tal on võimalus ka muid tasemeid võtta? Kui ta on alles taotleja staatuses, siis ma isegi kui ta ei ela majutuskeskuses, siis see periood on suhteliselt lühike ja ma tahaks näha seda taotlejat, kes tahab juba seal B1 või B2 õppida. Nii et ma väga loodan, kui sellised erisused tulevad, siis me läheneme nendele individuaalselt, aga praeguselt meil ei ole plaanis konkreetseid meetmeid nende inimeste jaoks. Ja üleüldiselt, kuna küsimus on selles, et kuidas me komplekteerime neid gruppe, siis me vaatame seda ka jooksvalt, et kas see sõltub ka inimese õpioskustest. Et kui meil tänapäeval 90% rahvusvahelise kaitse taotlejatest on ukrainlased, kellel on väga hea formaalne haridus, siis nende puhul on võimalik moodustada tavalisi gruppe
ja siis nemad võivad alustada ka tihedamini sõltuvalt sellest, et kui palju inimesi meil peale tuleb. Aga juhul, kui meil on need inimesed, kes vajavad sellist individuaalsemat lähenemist, siis nende puhul on võimalik tellida ka selliseid väikseid gruppe, kus inimesed õpivad kauem, kui tavaline õppekava näeb ette. Kas Kultuuriministeerium on rahul eesti keele õpetamise kvaliteediga? Alati saab paremini, aga meie koos Integratsiooni Sihtasutusega pingutame ka selleks, et koolitada ka neid keeleõpetajaid. Ehk alati saab parem, see on aus vastus. Ja tahaks ka parem alati, aga lähtume meie ressurssidest. No nii, ja viimane veebiküsimus. Mis saab siis, kui inimene ei soovi keeleõppes osaleda? See on tema jaoks kohustus ja nagu Liis mainis, siis PAK näeb ette, et kui inimene koostööd ei soovi teha, siis on võimalik ka teatud laadi sanktsioonid, majanduslikud sanktsioonid tema puhul rakendada. Nii, kas on ka saalist mõni käsi? Nii, ja on. Ja, et rääkisite sellest kohanemisprogrammi moodulist, et mis keeltes te plaanite seda pakkuda? See sõltub sellest, et mis keeles taotlejad meile saabuvad. Iseenesest tänapäeval me oleme kõige rohkem pidanud pakkuma kohanemisprogramme inglise, vene või ukrainla keeles, aga neid on pakutud ka teistes keeltes tegelikult araabia, dari, farsi, siis prantsuse, hispaania ja teistes keeltes ka. Et meil on põhimõtteliselt hankelepingutesse ta on sisse kirjutatud, et inimesed või juhul, kui meil on need õppijaid, kes vajavad eri lahendusi, siis kasutatakse kas sellest kogukonnast õpetajad või seda mentorit või kes programmi viib läbi või tõlketeenus. No nii, aitäh! Ja, aitäh!